siin sõitma minema. No käisin proovimas, aga nüüd on keps kotis. No aga siis läheb särtsurent.ee. Okei, tal on neid mitu või? Tal on 2 tükki neid. Täpselt parasjagu müüjaks. Tavai. Ja ülilahe sikkel. Okei, kuule, aga ma tahaks ka siis ilmselt proovida. Muidugi. Tavai, teeme nii. Lähme. Jaa, lähme. No nii. Olemas! Said ka endale särtsuka? Jaa. No näed. Mis sa siin kõedi reostad loodust, noh? Sorry. Aga vaatan, sa pole väga palju sõitanud veel. Kuule ei ole jõudnud, jah. Igatahes mine naudi. Üliäge kogemus. Tavai. Aga ma lähen proovin krossirajal ka. Et endurutada on küll, noh, okei, aga krossirada on mulle ikkagi rohkem nagu hingelähedasem. Kuule, aga super. Ma lähen tõmban siin metsa vahel mõned tiirud ja siis pärast saame kokku jälle. Jah, edu sulle. Tavai. Nii. Okei, vänd. Vanad harjumused. Nii, lähme. See asi üles võtad, see on hullu vaja. Nii. Viimasest videost on meil möödas aasta. 2. Ei, 2 ei ole vist. Aga aasta vist on möödas. Ja 10 kilo hiljem ja rattad on muutunud elektrilisteks. Jaa, selles suhtes, et mõtle, mis areng on toimunud selle aja jooksul. Meeletu. Pluss 10 kilo. Pluss 10 kilo ja no see on puhas tugevus. Aga see osa siis oli suuresti tänu särtsurent.ee-le, kes siis usaldas meile 2 Starki, mida me saime proovida rendi koha pealt. Rendilandja on tema käest siis on võimalik ka Genekas kaasa rentida. Krossirajal seda võiks kindlasti vaja minna. Nagu mina sõitsin siin kestvust tund aega, ega mina enam uuesti sõitma ei läheks. Pill peale ja koju.
selleks ajaks ilmselt, kui see video jõuab nüüd laivi, on kodulehel, hetkel on praegu seal päevarent ja 3 päeva rent, aga oli ka jutt, et tuleb juurde selline rendivõimalus, et saab trennisessiooniks seda rentida. Ja sisuliselt niimoodi siis, et ostad selle rendilandja toob sulle pilli Harjumaa piires siis raja äärde, teed oma trennisessid ära, noh ma ei tea, mis sealt tuleb, kas sealt tuleb 3 korda 15 minutit või 3 korda 20 minutit, see veel selgub, aga toob raja äärde, teed oma sõidud ära ja viib tsikli minema, et kui sul enda pill on katki näiteks, siis trenni on vaja teha, toob kohale, viib minema ja see on ilmselt kõige odavam ja krossi mehele ka hea lahendus, ma arvan. Jah, võistluse ajaks saab ka rentida, kui enda pill hommikul juhuslikult käima ei lähe, tõmba kõne peale ja saad võistlused ära teha. No ütleme, kus ma isegi tegelikult näen, sellel isegi nagu reaalselt pointi on, ütleme, sõidutehnika nagu trennid algajatel, vaat. Et sa saaks keskenduda ainult nagu jalgatasandile, siis see on täiesti ideaalne pill, millega saad õppida. Ma olen Starkvargi tegelikult tahtnud ammu nagu proovida. Nii kui see juba see infokillud sealt kuskil sotsiaalmeediasse nagu tekkisid, et selline sikkel tuleb, et see oli nagu kohe, et väga hea asi, tegelikult tahaks nagu proovida. Ja annaks siis särtsurent.ee seda nagu meile võimaldas. Ütleme nii, et mul oli kahetsed tunded selle sikliga. Kahetsed? Jaa, nagu ma ootasin mõnes mõttes nagu enamat. Samas, ütleme, ma otseselt ka nagu ei pettunud selles asjas. Mul oli niimoodi, et mul ületas ootusi. Ma kartsin, et on natukene hullem. Ma kartsin, et on erineb tavalisest bensumootoriga krossi siklist ta siis rohkem. Aga tegelikult oli väga mõnus oli sõita. Selle tagapidur oli nendel masinatel siis on vasaku käe all, mitte ei ole jala all. Et isegi sellega harjub väga kiiresti ära. Ja see krossi rajal esimese 20 minutit oli minu jaoks täiesti nagu harjumatu. Et see, tead küll, et see on vasaku käe all tagapidur, et isest jube mugav. Aga samas nagu jalg otsis kogu aeg taga seda. Ja teine asi, mida jalg kogu aeg taga otsis, oli käigu eebel. Kusjuures mul käik ei otsinud isegi, aga isegi ma nüüd sõitsin, tegime akutesti, ma sõitsin tund aega, sain sõita järjest. Power level oli number 2 ja isegi sõidu lõpus veel mingites imelikes kohtades ma ikkagi otsisin seda tagapidurit, kuigi ma kasutasin seda käe all, aga ma ikkagi otsisin jalaga teda ka. Jah, ütleme, mul oli täpselt sama kogemus sellega. Aga ma muidugi kasutasin kõik need power moodid ära krossi rajal. Et ma ise, ütleme nii, et ootasin, et see 80 hobujõudu on nagu hullem. Et see maksimum jõud. Aga ütleme nii, et väga kontrollitav. Isest mõnus on see, et see nagu jõud on sul nii palju, et see kiirus kogub ja ütleme nii, et hirmus mul sellega jäkkanud igades. Et see on ikkagi nii palju on sa ikkagi kontrollitav see sikkel selle gaasirutskajaga, et see ei ole nii ohtlik ta midagi. Mina sõitsin otsast lõpuni level 2-ga. See tundus mulle kõige rohkem, mis meenutab mu enda võrri. Ta vist on natukene lahjem selle level 2-ga, aga see lineaarsus teeb selle kõik tasa, et ta on ette arvatav. Et ei teki seda järsku alt ära minemist, mis tekib nagu võrriga. Mulle meeldis ütleme siis 2,5 siis nagu enam-vähem võimsus. See on siis 3. Ta oli 3, jah, see oli, ma ei tea, 40 midagi hobujõudu, mis ta oli seadustatud. Ma proovisin sellega oli nagu kõige mõnusam sõita, sest ta ei väsita ära. Ta nagu, ütleme, liigub ka edasi, kui vaja on. Aga ta oli täiesti mõnus asi, mida nagu kasutada. Ja ma arvan, et see ongi selle sikli nagu kõige suurem pluss. Et sul on nagu võrris kuni 4,5 ja pluss veel edasi natukene on sul kõik ühes siklis olemas. Ja see muidugi, et tal see tagapidur on käe all, seda ma pabistasin alguses kõige rohkem, et see on liiga suur nagu topelt, erinevus tuleb liiga palju tavalise sikliga juba arvestades seda, et käik ei ole, sidurit ei ole, nüüd pluss veel tagapidur ka. Aga kui sa lähed kurvi ja sa oled juba ennem teadlik, et sul on tagapidur käe all ja sa saad keskenduda jalgade asendile, selles suhtes, et see kurv ja see soon, see kõik, see tuleb väga hästi välja. Et isegi kurvis seda tagapidurit nagu näpuga hoida on suhteliselt okei. Ja ütleme nii kaua, kui ma sellele lõpuks pihta sain, siis ma hakkasin isegi nagu nautima seda. Isegi ütleme õhus seal tagapidurit korraks emuleerida, et saad see nina alla ja
kõik oli nagu väga äge, aga lihtsalt esialgu ei osanud nagu seda hinnata, vaata, noh, kui tugevalt ma nüüd pean vajutama seda pidurit, et nagu reaalselt nagu toimiks ka, et sa oled nagu nii harjunud selle jalaga, et sa tead täpselt, kui kõvasti jalaga vajutada, et see sikkel sul hoo maha võtaks, et see oli esialgu, mis mind tõesti häiris. Minu jaoks ta oleks võinud isegi natuke äkilisem olla. Jah, just. Ta ongi siuke nagu tundub nagu pehme esialgu, et nagu pidurit ei saagi aru, et kas sa nüüd kohe läheb tagaratas loha või saab veel vajutada, aga see, ma arvan, see on siukene asi, mis ütleme, millega harjub ära nagu lõpuks. Teed mingi 2-3 trenni ja sa oled harjunud sellega juba, et juhitavuse poole pealt ei erineta küll midagi, et tavasiklist, et keerab samamoodi või isegi natuke paremini. Keerab väga hästi, jah. Ma ise mudases korra tundsin, et ta esiots tahab nagu ära takkida natukene, aga ma arvan, et see on puhtalt seadistamise küsimus. Kindlasti ma istusin ka valesti liiga taga või midagi sellist, et tuleb ära harjuda, ei olegi midagi. Et mult Instagramis küsiti, et kas on selle Starki kohta küsimus, siis üks kirjutas, et kui rajult Stark edasi käib. Käib. Üsna rajult. Seda sa pead ise järgi proovima, kui rajult edasi käib. Osale loosis ja saad teada. Jah, et selle esimese mapiga ei käinud väga rajult edasi. Ei. Et mina sõitsin mõõdakul ja siinkohal tahaks ka tänada Rakvere motoklubi, kes lubas meil siin ilusasti proovida need masinaid. Et mõõdakul on tulemas ka kestvuskross vist siin aprilli lõpus. Et mina sõitsin nüüd seda kestvuskrossi rada, ma sõitsin küll seda lühemat versiooni, aga alguses küll vastupidi, ma sõitsin selle pika rajaga läbi, et ei on tulnud midagi ja mulle see rada tegelikult väga meeldib. Kindlasti tulge kestvuskrossile mõõdakule. Rada on ülimõnus, lihtne, nagu päris kestvuskross olema peab. Ma tuleks ka Starkiga, aga minu klassis on 1,5 tundi. Peab küsima, kas tankimise ajal saab äkki siklit vahetada, siis 2 sikliga tulema, siis saab tehtud ilusti. Transponder ringi tõsta ja. Transponder ringi ja siis saab. Ja lõpetuseks siis särtsurent.ee soovib ka teha väikse loosimängu ja loosimängu võitja saab siis teha treening-sessiooni enda valitud rajal 20 minutit selliselt, et sulle tuuakse ratas kohale ja viiakse ratas minema. Ja loosis siis saab osaleda ka põhimõtteliselt 2 kohas. On siis Särtsurendi Facebooki konto all on olemas kindel postitus, seal on kindlad tingimused, samuti on siis Särtsurendi Instagrami kontol võimalik loosis osaleda, et siis on nagu 2 kanalis toimub loosimine, et mõlemas kanalist võib jopata, et saab üks ja sama inimene endale selle siis võidu jah, kasutusõiguse võidu, et kindlasti like ja subscribe ja mis iganes seal tingimused seal sellel loosis osalemiseks on, et aga oluline on, et Särtsurendi siis Facebooki ja Instagrami kontodel siis peab see like olema. Jah. Et selle video all siin võite ka muidugi likeida ja kommenteerida, share'ida võite seda videot kindlasti. Ideid anda äkki midagi, mis järgmiseks? Absoluutselt. Jah. Ma ei teagi kohe, ma arvan, kui kellelgi on mingeid huvitavaid ideid või tahavad meid kutsuda kuskile mingi grupi sõitu tegema või mingit uut elamust saama eeldatavasti, ütleme 2 rattal, võib-olla ka 4 rattal, siis võib julgelt meiega ühendust võtta. Me võtame oma kaamera gear'i kaasa ja täielikult oleme avatud koostöödes. Teeme vägeva video ka. Et selle video koostööpartnerid siis olidki meil särtsurent.ee ja Rakvere motoklubi koos oma mõõdaku rajaga siis. Ja ega siis midagi muud, kui et peatse kohtumisele loodetavasti. Loodetavasti näeme uuesti, jah. Tuduluu. No, Star.